Miša, Silvi, sul on nii palju rolle, Kristel, et milline on tegelik Kristel? Räägi mõne sõnaga. Räägi vaatajatel, kes sa oled, kust sa tuled tegelikult, nagu, et täna oli nüüd esimene saade, eks ole. Väga paljud on sind näinud natukene Padjaklubis, mõned üksikud võib-olla ka muusikat tegemas. Räägi tegelikult nüüd natukene endast neile vaatajatele, kes tõesti nagu esimest korda sind täna nägid, hämmastusid ja nüüd istuvad ja mõtlevad, et mis värk on? Ma olen Kristel, tulin Saaremaalt, nüüd olen viimased 4 aastat elanud Tallinnas. Üritan bakalaureus saada suhtekorralduses, aga elu tuli vahele ja elu on teinud väga huvitavaid põõrdeid ja keerdeid ja asju, värke ja särke ja nüüd ma ei saa ise ka enam aru, mis toimub. Aga üldiselt Kristel on selline nagu tuleb välja siis vist nagu sellised võimalustest kinni haaraja tüdruk. Mis võimalusi sa loodad, et see näosaade nüüd sulle pakub veel? Tegelikult kuna ütleme nii, see näitlemise asi tõi mulle näosaate. Nüüd näitlemine ja laulmine on näosaates mõlemad ühendatud ja siis ma loodan, et äkki tänu näosaatele saab laulmisega veel edasi natukene tõsisemalt tegeleda, et äkki lauluga saab natukene veel midagi juurde oma ellu. Oled sa tegelikult laulmist ka õppinud? Kaua sa laulnud oled oma elus üldse? Ma hakkasin laulma, kui ma olin pakkumegi 10. Võib-olla natuke hiljem, võib-olla natuke varem ja otseselt ei ole õppinud, ma käisin huviringis ja niimoodi, et me laulsime õpetaja koos, aga sellist otseselt tehnikat ma ei jaga, noodikirja ma ei oska lugeda, et selles suhtes nagu ma ei ole nagu ütleme nii selline muusik nii-öelda nagu selle kõige õigemas mõistes. Aga mis tundeid sinust tekitab nüüd selliste muusikute, näitlejate ja lauljate vahel siin olemine? Ma lihtsalt vaatan ringi ja ma mõtlen kogu aeg nagu okei, tee kõik ja mida ma siin teen, nagu lihtsalt siuke tunne, et nagu reaalselt ongi lihtsalt mingi tšikk astus uksest sisse, et ma ei tea, kes teil see 8 on, aga nüüd olen see mina igastahes. Et tundub nagu veits veider veel. Ütles kerge või raske sõnaga jah? Ma ütlesin kerge sõnaga jah. Pigem kerge, sest et ma olen vaadanud eelmisi hooaegu ja mulle nii meeldib see saade ja see on nii vahva ja siis ma mõtlesin, et ülitore oleks kunagi ise seda teha ja kui see pakkumine tuli, siis ma kõigepealt äärepealt endal püksid täis lasknud ja siis seejärel oli juba okei. No teeme nii siis. Jah, ma olen nõus. Miša Padjaklubis on siuke mehelik karakter, täna sa olid naiselik karakter. Kas on midagi, mida sa siin näosaates ehk oled jõudnud mõelda, mida sa tõesti kardaksid teha? Ma kardaksin teha? Ma kardaksin... Ma ei teagi tegelikult. Selles nagu kartmine, see tähendab, et see peaks olema mingi siuke asi. Sulle tundub, et sa jääd alla lihtsalt nagu, et kas see on ooperilaul äkki või? Ooperilaul kindlasti ja ooperit ma arvan, et seda ma ei mängiks välja. Ja ma ei tea, kindlasti mingid sellised suured, sellised diivad, nagu sellised, kellele, Whitney Houston, ja ta on juba selline, teda juba naljalt ei tee järgi. Et jaa, see on kõige suurem ongi nagu ükskõik kes, tegelikult kõigega võib pange panna, kõigega võib metsa minna, aga põhiline ongi see, et praegu otseselt ei tule nagu kedagi, et seda ma elu sees ei tahaks teha. Et praegu tundub veel kõik selline, et ma tahangi nagu proovida ja siuke challenge on ju alati hea, et ma ei tahaks, et oleks lihtne, ma tahakski, et natukene oleks nagu raske, natukene oleks millegi kallal töötada. Teeme hästi tänamatu katse. Kes võidab selle hooaja? Täitsa. Ma ei tea. Aga miski minus ütleb, et Mardis on see olemas. Ka mind üllatas seda täna. Jääme ootame ja vaatame. Aitäh sulle, Kristel! Aitäh!